Tere tulemast Veefishi YouTube'i kanalisse. Täna oleme tulnud meriforelli jahtima. Et mitte tühjad allata, on viimasel ajal liikumas trendid, et tasub võtta koordinaadid. Kus sa need see? Kust? Okidoki keskkonnas pakutakse siuksed. Viskad väikse papi ja tuleb plaks ära. Siin me oleme. Vaatame, kas vastab tõele. Siiski 10 parimat merike kohta. See on nendest üks. See on nüüd number 1, et selles osas nagu tavaliselt on esimene kõige parem või on viimane parem, ei tea, igal juhul. Meil on plaan, et kõik läbi käia lähiajal, sest papp on välja käidud. Mis sa tuulehaugi ja Ameerika jaoks soovitaksid? Tuulehaugi ja Ameerika püügiks kaldal, mitte maaristrollides. Hästi, võtame siit kohe F360. Need on juba rakendatud kujulene. Mis on D360, mis on läbijooksvad. Ehk siis liin jookseb landi kerest läbi. Nende eelis on nüüd see, et kui kala külge hakkab, siis lant liigub liini pealt eemale ja ta saab kruttida. Ei teki kangi efekti. Kindlasti sobib sinna ka vanapead sammetid. Praegu, kui kevadisel ajal vesi on soe, palju niili liigub. Tulevad kaasa koos konksudega, pärlid. Ja kaldab püügiks nii tuulehaugi jaoks kui meriforellile täiesti ideaalsed asjad. Sest vastu tuult loppides, landile raskus tagaosas, ta ei hakka loperdama. Siis on kindlasti käsitööd, haaktuvad, annestu ja sealpool kui liikuda, siis on ka esoksluursid, selle näitame varsti järgmises hetkes. Nagu videost näha oli, kasutasime esokstrutat. Toimib väga hästi tulehaugi püügiks, samamoodi sobib ka hästi paadist rollimiseks või siis laiemalt kui vähekene raskemad või roni veepinast välja. Siis on muidugi Great Heronid. Great Heronid siin suuremad 22 grammist on tobisi. Absoluutselt väga hästi toimivad kõik, nii tuuleka püügiks kui meriforelliks. Kuidas rakendada inline manti? Vestil D360. Võtate 0,44 läbimõõduga fluorokarbooni, 0,4, 0,5, vahet ei ole. Ajetada siit ilusti läbi. Järgmisena võtate pärli, mis üldjuhul tuleb pakendis kohe ka kaasa. Ajate pärli ka samamoodi läbi. Siis on siuksed eelrakendatud konksud, siidad riiged konksud. Siin on juba pööral rõngas küljes. Seate ta siia külge. 1, 2, igal ühel enda sõlm. Mida jämedam fluorokarbooni lips, seda vähem tiire teete. Tõmbate ta kokku. Kaksate ülejäänud osa ära. Ja ongi eelrakendatud. Kogu muusika. Kuidas siduda tuulehaugi rakendust, kui olete meriforelli püüdmas ja satute tuulehaugi parve peale? Võtate fluorokarbooni 0,44 või 0,5, vahet ei ole. Teete siukse tavalise aasa. Panete siit kolmiku läbi. Teete 1, 2 tiiru peale. Tekib siuke topelt aas siia. Ja selle üleliikse jupi panete siit topelt aasast läbi. Tõmbate lihtsalt kinni. Siis jääb siukse pauna peale see kolmik vabalt liikuma. Lõikate jupi ära. Seda nimetatakse siis rapala notiks, rapala sõlmeks. Võtate siit siukse, võite pikema võtta, võite lühema võtta, vastavalt sellele, kuidas siis, kui kala rohkem, võite lühema lipsu teha. Kui on pikema nokaga, ehk siis kehvema võtu peal, võite pikema sõlme teha või lipsu teha. Lõikate läbi
kui püüate inlineritega, siis siia ette kuskile teda rakendada ei saa. On 2 varianti, kas rakendate siia rõnga külge või seote otse siis siia konksu jala peale. Ja siin on samamoodi, panete siia kohakutti, teete 1, 2, 3 tiiru peale. Kõige klassikalisem sõlm üldse. Siit aasast lihtsalt jälle läbi ja tõmbate kokku. Lõikate otsa ära. Ja siis ta jääb teile võt niimoodi siia. Ja siis vastavalt sellele, kuidas kala on, teha pikem lips või lühem lips. Ja kui on kinnise konksuga lant, ehk siis jäigalt siin 2 rõngaga kinni, siis võite selle sama rakenduse siduda kas siia sama landi tahaossa või landi esiossa. Kõik, rohkemat polegi vaja. No nii, oleme kohal. Joonatan, mis sa näed? Kuule, aga Meier, sa jätsid ju Arno sussid maha. Normaalne, aga tundub, et see ei ole siis nagu meie jaoks või teiste poolt nagu avastamata koht, et ikkagi nagu ostetakse neid koordinaate. Tundub, et siin on nagu käinud vendasid. Aga et asi nagu ikka okei on, siis me pärast võtame selle mandi kaasa, et tundub, siin on väärt kaupa. Kas sa tavaliselt sokid jätad alla neile? Muidugi, kõik sokid jätad alla. Vahetuspüks ei ole, midagi ei ole. Tõmba taga üles ääre ja tõmbad püksa jälga. Teksasid ei võta ka alt ära. Kui tahad võtta. Ma ei viitsin. Mis see punane üllas on? See on selle jaoks, et sa mu otsa rõngast ära ei lõhuks. Muidugi erid sisse, amatööride värk ikka juhtub. No jah. See trossi ei pane Merika püügil või? Muidugi paned. Trossi paned ka ette. Miks ei pane? Merikal on teravad hambad, ikka võib juhtuda. Tahad Wolframit? Tegelikult ei pane mingit trossi, jah. Saab ka ilma trossita ilusti. Tross on piisav siin. Absoluutselt. Vaata 1, 2, 3, 4. Nii trossi on siin. Loen veel või? Ei ole põhjust lugeda rohkem. Alav hakkab teed siin pükste sees. Võta arvestas. Sa võid alasti ka minna. Kuidas selle ujumisega on? Kalasaast lähed ujuma? Lähen. Igal juhul lähen. Jääkaga sa vist juba ujumas käisid. Martin, aga sina läbi aastate, palju sa siin käinud oled üldse? Olen. Mäletan, Turin oli mingi soomlane siin oma selle maja suvilaga. Esimese visk tegi laks oli läinud oli võrgus. Ühtegi märki midagi. Küsisin, mis värk on, vaatas mulle otsa, et virolased jah, et koristama paska välja. Siis tegelikult jää pärast näiteks 1,5 kilomeetrit samast kohast, mis see võrk oli. Korjas seda välja, kutsun muidu selle kurjad olnud kohale. Ega ta aru suurt ei saanud, kui nad rääkida. Mina soome keelt ei räägi, tema eesti keelt ei rääkinud, aga sai aru kätest ja arvest. See, mis teed on jama. Siis lõppkokkuvõttes ma andsin selle Merika talle üldse, et nälga sai jää. Ja tegelikult jamaga Eestis. Kuidas sul viimasel ajal selle kalapüügiga üldse on? Jõuad sa kuskile? Aus vastus on, et ega ei jõua tegelikult. Korra kuus on siuke hea, kui ma jõuan. Siis võib öelda, et on nagu korda läinud. Varem oli ikkagi 2-3 korda nädalas. Ja ega kalapüügiga on niimoodi, et kui sa käid, siis sa saad. Kui sa ei käi, ega siis see asi hakkab rooste minema. Ja see ei ole niimoodi, et sa une pealt tuled alati ja saad. Et pigem on ikkagi see, et sa pead aru saama, mis toimub looduses, mis toimub vee peal. Et see on iga kord erinev. Ja mida rohkem sa käid, seda rohkem sa mõistad seda asja lõpuks. Nii et elu karm reaalsus. On muid asju ka elus kui kalapüük, aga ütleme niimoodi, kui sa oled selle hobi kunagi endale saanud, siis ega sa sellest päris lahti kunagi enam ei saa, et see jääb.
et Henri, mis sul see aasta siuksed suurimad kalad on või palju sa üldse jõuad kalale? Kalale oleneb praegu, kui kevad käes on, siis merikal on saadud ikka iga õhtu käidud. Praegu me küll muidugi merikat ei püüa, me oleme tuuleaugi peale üle läinud. Aga ei saa öelda. Tõenäoliselt ei ole kordagi ükski kevad nii palju käinud kui tänavu. Okay. Aga ega see ei tähenda, et siis ka alati tulemust on olnud. Ja mis sul see aasta siuksed kõige suuremad kalad on olnud? Suuri ei ole olnud. Mina enda 3 ei ole tänavu kätte saanud. Küll aga mõned tuublid ehk siis 2 kala õhtu jooksul. Aga ega needki ei ole kuigi suured olnud. Söögikalad, nagu öeldakse. Palju sa oma elust üldse kalal oled käinud? Palju. Ma ei tea, kuidas seda nüüd nagu lugema peaks, et siin paljud loevad juba sellest ajast, kui nad titena või lapseeas kaasa võeti. No, mina seda nagu kalal käimiseks ei loe. Seal sa lihtsalt oled kaasas figureerinud. Aga tõsisemalt ma arvan, et äkki mingi siuke viimased 8-9 aastat. Ehk siis on veel kuhu pürgida. No Joonatan, et selle aasta siis päris esimene merikapüük koos Martin ja Henriga. No, nemad on ikka oma elu jooksul kõvasti käinud, meie ei ole, ma oleme esimest korda üldse merel. Ja ei, ma merikat varem püüdnud ei ole ja praegu ma olin nii lähedal, et kala saada. Ujus landile järgi, aga täpselt nina ees tegi veel vehkat. Aga ei, päris äge on. Tahaks loota, et ma ikkagi saan täna koos kalaga koju minna. Ma ka siin sain omale nüüd kahlamispüksid, et eelmine video siin just kurtsin, et ei ole, aga näed, nüüd on olemas. Tuleb meil vist kõvasti nagu käima hakata ja süsteemitama hakata. Ja ei, see merikas tundub üliäge. Kui nüüd siin esimest korda seda jõeforelli sai püütud, see oli ka äge, midagi teistmoodi. Kui sa kogu aeg ainult haugi püüad, siis see ikkagi lõpuks muutub jube igavaks ära. Et eks igal asjal oma võlud, aga see mere peale tulemine on ikkagi täitsa teine asi. Ma kahlakatega ei olegi nagu käinud varem, et üldiselt püüan ainult paadist. Aga selles mõttes, et ega üksinda, kui üldse pole käinud merikat varem püüdmas, siis on nagu natukene vähe lootust midagi saada. Kolmas nokk. Hurra. Ai. No. Kuna nööri olen andnud kamraadile, siis ise tuleb kalu siduda fluorokarbooni lipsu külge, mis on muidugi täielik pornograafia kuubis, aga pornograafia kuubis, nagu ma ütlesin. Aga noh, mis teha?
läbi ajada, saaks ta moka laiali. Nii kui amatöör oleks risk. Nii kui amatöörlus. Tuleb nokkakala. Veel üks. Tamiil on mul peas. Ja kohe saab kõrva ka reisk. Sain ka endale esimesed kahlakad, sellised odavamapoolsed Veefishist. Aga see suhtes kineetiku omad, aga head on, et ajad asja ära, et ei ole kallid. Ei teagi, mis nende hind seal on poes, mingi 50-70 euro vahel vist äkki. Tulid forelli järgi, aga... No ei, see on vaesem meie forell. Siia tuleb täpselt peale. Ja AI-ga saab tänapäevad ja kõik. Aga see tagumine mees lubas seal ujuma minna, kui kala saab. Võtta täpselt nii palju kui ära see. Ja mul olid esimesed tuulehaugid. Ametigi müüdi Merikapüügi kohtasi. Jah, mul enda... Petokaupa. Petokaup muidugi. Samas oli 10 parimat kohta, 9 kohta on veel minna. Aga Merikat sai nähtud. Andjad sai tulnud päris. Kellelgi oli järgi kargat mingi konn, jah. Aga ei, mis seal ikka? Nüüd on lihtsalt see, et iga mees saab oma kalad ise ära süüa. Aga kuidas seda tuulekat teha poleks? Hakid seibideks, siuksed 5-sendised, pikemad seibid. Siis paned õli, võid, soola, pipart, panni peale ja kogu muusika. Oleme siis Joonatani juures ja oleks vaja tuulehauga ära praadida, aga ma ei tea, kus tal siin mingid maitseained või midagi on, et mitte midagi ei ole. Ma lähen küsin ta käest. Kuule, Joonatan! Joonatan! Kus sul maitseained ja asjad on? Mis asja? Sool on kapi peal. Ainult sool on? No mis sa veel tahad? No okei, sool siis on sool.
läheb jälle siis ainult puhta soolaga. Meil on jälle ainult sool. Et naksti panime siis ainult jälle soolaga ja vaatame, mis siit välja kukub siis. Laseme siis härral pärast degusteerida. No, anna minna. No kuida maitse on? Mine metsa, üli hea. Soolaga tuuleaug. Parem kui see tavaline aug. Üli hea. Selles osas me saime lisaks tuuleaugile manti ka, et korran mandiga kaasa. Jaanak oli suhteliselt nägema. Et selles osas, kui kellelgi nagu puudustundu on pärast, et 2 päeva hoiame, siis viskan minema. Läheb siis utiliseerimisel. Igaks juhuks ütlen, kui keegi tahab seda veepisi kauplude taga prügikastis. Ma arvan, et see tühjendamine on seal 2-3 päeva pärast, et jõuab veel. Sul on üks kott veel. Sul on veel. Nüüd on kõik. Tundub, et on see prügivest täis. Viige ikka prügikasti, mitte ärge jätke metsa. Alguses lubatud. Mees peab jälle vette minema, kuna sai kala kätte.